kõigepealt on muidugi tõe, et kas need ussid elavad või. Täitsa elus veel. Nädal aega külmkapis olnud. Ei ole midagi juhtunud. Siin on jah, nad tuli natuke allavoolu siit. Siin hüppavad. Et äkki vaata, mis siin on siis. Leidsin vist uue augu. Kus on viidikad täis. Võib olla. Vaatab alles. Kohe sisse viskasin, läks kork vee alla. Esimene olemas. Eelmised kalad sõid lapsed ära juba. Läks hästi alla. Seda pead sügavamalt võtab paremini natuke. Kork vee all. Otsas. Jees. Viidikas. Ja siin on ka ääres on megamarjatükk. Paistab, et siin augus ikka on neid viidikaid palju. Ta hakkab näkkama alati selle koha peal siin. No näed, vee alla tõmbab, vee all. Olemas. Peab ikka ootama jah, ei saa kohe välja tõmmata. Mingi 4. vee alla tõmbamine siis nagu tuleb otsa paremini. Vaatame, proovime sama taktikat. Tuli otsast ära. Olemas. Viidikal on ka täppe täis nagu särjed oli, aga vähe. Ei ole nii suured, mida tunned. Seda käega ei tunne. Särjed täitsa tundisid neid täppe. Siis on kudemisaeg neil. Nagu ma aru sain kommentaarist. Viskab see korgi sassi kogu aeg. No, hea koht nad. Viskad sinna samma kogu aeg ja kohe näkkab. Olemas. Nüüd on vee andmal. Otsas. Proovin seekord vähem kui 9 tundi seda airfryerit. Vaata, mingi hunnik käes on, siis ma lähen kõnni natuke edasi. Äkki saab midagi teist kala ka. Eelmine kord nad täppe täis ei olnud. Seega on nad täppe täis. Ops, ongi särg neid jälle. Ma ei taha särge. Jess, viidikas. Noh, opa. Kurat, küll see on suurem särg nüüd.
Ma ei tea. Proovime siis särgega kuivatada. Võtame vist teise koti säri jaoks. Kui nii suured särjad juba tulema hakkavad. Äkki saab kuskile kuivama panna neid. Või siis proovin ka airfryeris neid kuivatada särge. Siis teen võib-olla särjefileed parem. Ei. Viidikas. Selle koha peal, kus korp praegu on, seal tõmbas särg enne alla kogu aeg. See on väiksem särg jälle. Ma võtan suure särjed siis ainult. Tahaks paar suuremat särge ka siis oleks hea, kas see on väiksem särg jälle. See särg on täppe täis. Minema. Võtame siis selle särje ka vahet ja proovime särge kuivatada. Nüüd jäängi neid suuri särge ainult ootama. Särg. Viidikas, väga hea. Otsas, viidikas. Ei ole kah, särg on hoopis. On särg jah. Tagasi. Veab. Üks särg juures. Osa kurku peaga võtnud. Tüngas on kogu aeg. Noh, nüüd on otsas särg jälle. Natuke liiga väike särg. Mine sinna. Ops, ahven oli päris korralik. Esimene ahven. Aga tuu sai minema. Üles poole istuma. Kohe tuli särg. See on juba päris ilus särg. Suurem ust, suurem särg. Sain kõrbetada. Nõgeses otse käega. Otse nõgeses. Ops. Särg. Väike. Ei ole ka. Väike särg hoopis. Ja oligi.
olemas. Nii, ühel pool kalast viidikad, teisel pool on särjed. Kaameril sai just siis aku tühjaks, kui sain uue ussiga kala kätte ja nüüd esimene ahven täna. Just, siis sai kaamera tühjaks. Mis see on nüüd? Väike särg uue ussiga. Ei taha. No nüüd on viidikas. Vist, ei ole ka. Täpiline särg, väga täpiline särg. Sai natuke kehvasti visatud siin. Vast hüppab ise vette. Kohe särg käes jälle. Särje puntsin nina all mul. Kohe võttis ahven. See sama ahven võib-olla, mis ma tagasi lasin. Pisikene. Mõtlen, väiksed särjed on siin ääres. Ai jah. Ei saa ikka siin enam alla visata, siin ainult väikseid särjed ongi, muud ei olegi siin. Nüüd tuli viidikas või särg jälle või? Jälle särg. Mõistab, nüüd särjed ainult ongi siin, muud ei olegi. Särje paar tuli ajas viidikad ära. Sama suured särjed kõik. No see on juba ilusam särg, seda võib jätta. No uus kala on otsas juba, näed, vee all. Ahven oli. Nii kaua kui ma särge sisse panin. Ahven oli jah, väike. Ainult särjed. Kala särje sitta täis juba. Käsi tähendab. Kala särje sitta täis. Käsi särje sitta täis. Mõtlesin läheks silla alla proovima, aga seal on ikka see vanamees alles veel. Siis proovin siis oma favoriitkohast. Ja kohe vee all. Paistab, siin on kala olemas. Haneparv jälle. Seekord on päris suur parv. Vägev. Ahven. Jälle ahven. Pisikesed ahvenad siin hoopis.
väike särg. No, seda särja võib isegi alles vist jätta. Ahven. Särg. Noh, mis see nüüd on? Pisike särg jälle. Ahven jälle. Jee, viidikas. Kaob siia hina sisse ära mul. Jess, viidikas. Jee, ei saanudki kätte. Vee all on. No, oli otsas seekord. Ilusam särg jälle, saab alles jätta. Väike ahven jälle. Järjest väiksemaks nad lähevad. Olemas. Üks viidikas juures. Kus ma nüüd kinni tõmbasin? Tõmbasin viidika tagumikust kõhu alt kinni need. Raskelt tuli. Viidika sai õue ussiga. Mis see sellega teeb? Jätab alles. Võtame uue kala välja. Viidikas väga hea. Mida rohkem viidikat, seda varem saab olla kala juurde. Saidki otsa kõik juba. Läksid kähku. Seljas kinni. Särje seljast kinni. Minu ju edasi. Tšup. Kohe otsas jälle, seekord viidikas. Kohe tõmbame siis, kui näkkab, juba veab näed. Kohe otsas. Paistab, et see taktika vist on parem, et esimene tõmme kohe otsas. Viidikas. Kohe veab, kohe tõmbad. Opa, kõhu alt kinni jälle. Peab ikka suur parv olema, et niimoodi kõhu alt saab tõmmata. Ahven tastis uut ussi. Väiksed ahvenad ei ole suurt ahvenad näinud on siin.
väikseid ahvenaid jätkub siin. Noh, nii raske oli. Viidikas jälle tagumikus kinni. Rekordahven. Oi, pisikene. Jälle ahven. Okei, ma vaatan ära, mis seal sildal on. Vanamees läks ära, proovime ka, mis siin sildal on siis. Esimene kala on viidikas. Õigesse kotti panema nüüd. Kotid sassi läheks. Päeva rekord. Päeva rekord. Mini ahven. Ahven otsas juba, ma ei tea. Ei pannud tähelegi. Et näkkas. Seal oli viidikas. Muidu siin jões vist on need mine kus tahad päevasel ajal ja näkkab kogu aeg. Ei saa, üks kala veel ja aitab küll siis. Viidikas, jess. Selleks korraks aitab. Eks näha ole, kuna siin haug liikuma hakkab. Praegu ei liigu veel midagi. Saab siis. Võtan siis mõned särjad ka, proovin neid ka siis midagi kuivatada. Eks näis, see läheb siis puhastamiseks, mis võtab jube kaua aega. Seekord tegin natuke teistmoodi, olid 24 tundi soolavees. Ja proovin särgedega ka samamoodi, et paberiga kuivatan ära. Siis pean resti peale, vaatan, kas saab särjaga sama teha nagu viidikaga. Siin on küll lihtne, siin ma ei pea kuskile välja panema ja ei pea ootama mingi mitu päeva, mis iganes. Kui särge saab ka niimoodi kuivatada. Proovin seekord 8 tunni, mitte 9. Võtan vähemaks aega. Võib-olla särg saab kauem aega, eks ole näha. Sai just 8 tundi valmis, eks siis tõe hetk, mis siis on särgedega saanud. See vist on natuke nätskem, aga eks ma olen näha, teised väiksemad särjad on küll kuivad kõik, särg on kinni jäänud. Kaheksa tundi vist vähe. Ühe tunni juurde. 9 tunniga oli parem.
Öödun juurde. Käisin vahepeal tööd ära, seisin päev otsa siin. Paistab, et täitsa okeid on. Suur särg, mis suurin ei ole eriti suur, aga siin on tunda, et lihad täitsa kuiv ei ole, aga see ongi hea, siis on siuke natuke mahlas ka, aga põhimõtteliselt on soola, ei juhtu mitte midagi seda. Need jah, airfryeriga on päris hea teha neid piidikaid. Särge saab ka isegi, kui on suuremad, siis võib kindlasti juurde aega panna, aga põhimõtteliselt siis kui kuskil võimalust kuivam panna ei ole, siis on see ideaalne selleks variandiks.